Tere kõigile ja mis ma oskan öelda? Palju õnne mulle. Ma sain 30 ja olen 30 olnud juba nädal aega ja ausalt öeldes ega ei oskagi midagi väga öelda peale selle, et 30. No nii, kevad on käes. Anname pimekanale ta prillid ka. No, mis tunne on? Kustutas ABS-i või mingid tuled ära ei ole veel? See läheb aega. Okei, ta nii pikalt tal. Ta vist laadis akut ka või? Ma arvan küll jah. Ma arvan, kui vedelikud asjad tahavad natuke ringi käia nüüd. No igal juhul küsisite, mis sellest autost saanud on. Midagi pole saanud. Just talvekorterist tuli välja ja must ja tolmune, aga kevad on käes. Et lähme siis tagasi linna. No nii, garaažis, nagu näete. Ja vahepeal on siin isegi paus olnud, et praegu on 3. aprill ja täna sai siis need suured plaadid siia ära toodud. Et nende ehitusega alustame homme, teeme siin garaažis valmis. Et siin on nagu ruumi ja saab tolmutada ja mässata ja rahulikult olla. Et teeme nagu põhimõtteliselt nende palkmajadega, et laome kokku ära, võtame tagasi lahti ja siis lähme sinna ja seal paneme nagu paika. Et siis on vähem mässamist ja põhimõtteliselt paneb kokku nagu Lego. Plaan on selline, mis päriselt juhtub, ega seda ei tea. Igal juhul tulin siia garaaži tagasi, et hakkan vaikselt asju kokku panema. Et need asjad vaatab, kas saab kuhugi ära anda või lähevad utiliseerimisele. See laud suure tõenäosus läheb lihtsalt lõkkematerjaliks ja see riiul läheb poistele nende garaaži ja need asjad lähevad ka neile garaaži müügiks. Et sellest muidugi, mis garaaž neil on ja värgid tulevad hiljem. Tünn läheb neile, selle jätan endale, et osad asjad viidin endale keldrisse, osad asjad jäävad auto sisse ja selle laua nad tahtsid ka saada. Ja keevitus läheb enda omanikule ja see läheb ka siis mulle keldrisse. Et koristan need asjad kokku, et selline see elu on ja muidugi pean enda ägeda selle kokku korjama. Et alles sai tehtud ja nüüd juba kokku tagasi, aga et kindlasti ega see hea tunne ei ole, et niimoodi garaaž ära panna või mis iganes ära anda, aga elu on läinud praegu nii ja eks te lähiajal saate ka kindlasti targemaks selles osas, et miks ma nagu ära annan ja nii edasi, aga nii ta on ja issand, mul nägu tundub nii valge selles valguses kuidagi. Päikest minema saama seal rekkarooli taga kogu aeg pimedas, täitsa pruunsust vaja juurde. Ja hakkame siis veits koristama, et homme juba läheb vist suurem kraam ära. No nii, mõned tunnid on möödas. Riiul on enam tühjaks tehtud, see läheb minema. Annan poistele selle drifti sellega kaasa, et hetkel mul ei ole sellist kohta, kus seda panna. Siit see laud läheb ära, need asjad võtan sealt kohe ära. Ja see tavaar siis enam-vähem läheb keldrisse. Et siin on mõned kankud, veel natuke. Ausalt, ma ei tea, kas see on bensiin või diisel. Ma lõhna järgi ei saa aru, sest ma tean 100%, et siin on diisel. Ja kuidagi, ma ei tea, kas pole tükk aega benson usutanud või benson ikka vänge. Aga ta on nii kuradi minu arust nagu liiga ele või ma ei tea, võib-olla tänapäeva külmad diislid, sest see on veel talvine diisel, ongi eledad või see sinakas toon, ma ei tea, ma ei mäleta, kas ma ostsin diislit või ma ostsin bensiini. Ma ise arvan, et see on ikkagi garaaži kütteks ostetud diisel.
aga tont seda teab, eks homme lasen teistel nuusutada, aga see on nii ja naa, igaks juhuks ei hakka kuhugi praegu seda valama. Sest bensukanku on meil see, alguses oli see, aga siis ma tegin bensukanku selleks ja see on nüüd diislikanku, et siis on meil niimoodi. Ja siin need müügiasjad lähevad neile ka sinna garaaži kaasa, et kui keegi veel tahab, siis mõned rihmad on ja koormarihmasid või neid autotranspordi jaoks rihmasid saab minu käest alati, et neid korralike plastikutega ja veel on 10-liitrine kanku ja 10-liitrine metalliskanku ja 5-liitrine plastikkanku alles. Paar boksiirköit ja põhimõtteliselt kõik lännu ka, ega mul on enda jaoks ka nii palju kasutanud ja tasapisi osta.ee kaudu ikkagi läheb neid asju, et kui keegi peaks veel milleski puudust tundma. Ja ütleks, et hinnad olen lasknud Eesti madalamaks, et ma tean ühte kohta, kus ma jälgin nagu hindu või olen käinud vaatanud ja ütleme niimoodi, et kui leiate soodsamalt, siis teen hinnaparandust, aga minu arust need asjad, mis ma müün, peaks olema Eesti kõige soodsamad. Siis ma tahan lihtsalt lahti saada, ma ei taha mingit kasumit väga teenida. Jah, ongi kõik, sai ju ostetud kõik uhked kiivrid, värgid, särgid ja kiivituskiivrid, aga ei, tuleb veel aeg, et vaatame, võib-olla sügisel võtame natuke väiksema garaaži, et saaks lihtsalt natukene olla. Et tegelikult see garaaž jääb siin nõos vabaks, et on juba üürida ja tegelikult on siin kõrval veel väike selline garaaž ka, et hetkel suvel ma ei hakanud võtma, aga võib-olla võtan endale selle talveks, et siis siin saab Opelit natuke timmida ja hoida, et mingi pesapaika nagu tahaks, aga sellist suurt hetkel ei ole aega lihtsalt, ei ole päris garaaži inimene ka, et nii palju ma selle aastaga õppisin, et võib suur ruum olla küll, et ma hakkan tegema ja mässa. Ma olen teistsugune inimene, ma olen see mugavust inimene. Jah, et mida vanemaks saad, seda rohkem enda kohta õpid ja ei ole garaaži vend, kahjuks. No nii, kell on juba õhtus ja me siin saadame riiuli ära ja läheb niimoodi haagisega, suhtub keltsai. Ongi õhtu käes ja kogu putka on puhas. Just lõpetasin tolmuimega tõmbamise. Tänane päev oli nii hektiline, et siin polnud aeg üldse filmidagi, et saime asjad tehtud, viimasel minutil ära veetud. Ojuhhaidi, igal üle, selline on. Nüüd selle garaažiga on kõik ja ei, lõbus oli. Aga loodetavasti tulevikus siis mingi oma päris garaaž. Niimoodi hobina, ma ei tea, eelistaks nii-öelda oma kinnisvara ikkagi, et võib-olla ärina veel, aga oma niimoodi hobigaraaž iga kuu ikkagi selline raha ära maksta on päris suur kulu. Vaatab, võib-olla järgmine kord olen targem, igal juhul thanks ja tšau.